tere, Valguse Kanal Marge YouTube kanali vaataja, kuulaja, tellija ja liituja. Olen sulle südamest tänulik kanali töö toetamise eest, videode, meditatsioonide, teemavideode ja kanalduste üleslaadimisel. Täna valin selle nädala kaardid 21.–26. aprillini sõnumid, kaardite sõnumi selleks nädalaks kanaldatud valguse sõnumite kaarditest. Et siis tuletame meelde, see kaanepilt tähendab alumine poolkuu on nagu anum ja selle kohal olev valguskeele sümbol tähendab siis seda, et selles anumas, mis on sinu keha energia hoidja, saab olema kaardi valides püsivalt energiat kõigega hakkama saamises, elada kõikvõimalikkuses ja külluses igal tasandil. Ja kui rääkida külluse loomisest, on viimasel ajal sellest teemast räägitud, siis loomine toimub mitte enam vanade põhimõtete järgi, et ütled positiivselt, tänulikkusega ja teades, et asi on olemas, vaid juba sellises uues kontekstis, et sa tead, et see niimoodi on. See on juba valmis. Jah, muidugi võib ka ette kujutada, teadvustada ja teada, kujutades lausa pilte ette, milline on sinu tuleviku süžee mingis teemas, on ta siis tööalane, uus töökoht või siis peresisene või pereväline mingisugune reis või peresisene suhtlustasandil teema ehk siis partneri võib-olla leidmine. Sa saad minna selle jaoks sellisesse meditatiivsesse seisundisse, tehes ennast harmooniasse või tasakaalu mõne sisse väljahingamisega ja kujutada ette näiteks pildialbumit tuleviku kohta, sinu töökoht, milline oled sa sellel töökohal, millised on sul kaaslased, see töökoht, ehk siis pilte sinu tuleviku asjaoludest. Et võtad albumi lahti ja vaatad, näed, ma olen seal siis 2-3 aasta pärast, võib-olla juba nädala või 6 aja pärast, vot olen siis sellised töötajad on, selline töökoht on, vaatad neid erinevaid pilte siis nendest. Ja sa võid seda teha iga päev, luues endale uue juhtede enda nii-öelda mõistusesse. Mõistus reageerib valmisolevate mustrite ja infode järgselt ja sul on võimalik need valmisolevad mustrid ja infod niimoodi välja vahetada ja sinu mõistus hakkab võtma seda tõe pähe ja seda sulle siis võimaldama läbi sinu otsuste, taotluste, kujutluste ja teadmise, et see asi sul on olemas. Miks ma ütlen, et mõistus hakkab looma, sest vastasel juhul sinu mõistus lihtsalt ütleb sulle, et aga ei, see pole võimalik. Sinu sisemuses olev hing ehk siis kõrgem mina on teadlikkuses. Tema teab tegelikult kõike väga hästi. Tema teab, et sa oled väärt ka seda töökohta, kes nullib neid saavutusi ära, olgu ta siis tööalaselt või siis reisima minekust. Sinu mõistus, kes ütleb, et ei, sul ei ole raha, sul ei ole teadmisi või ei, sina kindlasti ei saa. Et kuidas saada siis seda usku, usaldust ja kindlameelsust millegi soovides, on üks variant siis selline, et sa lihtsalt tead, et nii on.
mitte, et ma soovin, tahan, otsustan, vaid ma tean, et see ongi niimoodi. ma tean kindlalt, et see on selliselt. proovi seda. ja praegustes energiates ongi sul vaja lihtsalt olla teadlikkuses iseendast, oma ainulaadsusest ja valgusolemusest. ja ka sellest viimasest sõnast on palju räägitud, valgusolemus, valgustumine. ja see tundub nagu selline mingi utoopiline asi, mida siis inimestele nii-öelda kärbseid pähe ajades siis sisestatakse, et vot me nüüd arendame mingite harjutuste ja meditatsioonide ja kursustega sellist uut teadlikkust ja valgustumist endas, et me liigume kuhugi eufoorilisse valgustumisse. minu jaoks tähendab nii-öelda valgustumine ehk siis enda valgusest teada saamine seda, et sa hakkad olema enda elu juht, oma elu boss. looma kõike ise, vot niimoodi, nagu ma enne rääkisin, ma tean, et see asi niimoodi on. ja kui mingi asi üles kerkib, siis on sul alati võimalik selles teadlikkuses olles see kuulutada illusiooniks. sa ei pea ühinema mitte millegagi välisest, vaid sul on võimalus baseeruda enda sisemisel tarkusel, teadmisel ja võimekusel, kui sa nii keskendud kui ka põhined enda südame tarkusel ja südame häälel, informatsioonil või ka intuitsioonil, kuidas ma ütlen. nii et sinu elu ja heaolu ja kõik sellest toimuv põhineb põhiliselt sinu enda sisetundel ja oma südame siis häälel ehk sinu algse olemuse soovidel ja vajadustel. sinu tegelik olemus teab kõike. Lihtsalt sinu elus on paljud asjad varjutatud sinu mõistuse ehk egoteadvuse ja sinna loodud mustrite, mudelite, käitumismallide ja ka siis alateadvusse peidetud kogemuste põhjale. aga need kogemused, võtame kõigepealt alateadvuse, pärinevad ju tegelikult minevikus toimunud sündmustel või juhtumistel ja neid tulekski võtta kogemustena, mis on ära kogetud, mitte kui siis alarmi tõstvate signaalidena, et oi, mis siis saab. Nii et mitte millegagi ei ole vaja ühineda, vaid harjutada elamist olevikus, hetkes, mitte midagi mõtlemises. Teadmises, et absoluutselt kõik, mis sulle on heaoluks ja vajalik, see tuleb. Ja selle jaoks on üks oluline asi, iseennast armastada. Teada, mida tähendab iseenda armastamine ja lubamine endale kõike, mis sulle on heaoluks. Ja seda kinnitavad ka tänased kaardid. Võtsin need juba enne ära, 1., 2. ja 3. Mis ütlevad, et on just aeg valmis lasta kuldsel valgusel nagu päikesel oma hinge soojendada ja laadida, avada süda armastuse valgusele ja kõrgsageduslikule lainele, armastuse valguse kõrgsageduslikule lainele. Nii et selleks on just praegu valmis või vajalik ja valmis energiates
ajaperiood. Ja selleks abistav kaart oli siis teine kaart, mis soovitab siis lisaks sellele, et sa suudaksid selle kuldsel valgusel nagu päikesel oma südant siis laadida, lasta siis kinnitada igal päeval, et elad universumi puhta valguse teadlikkuses. Sinu kehad uuenevad ja taasjoonduvad nende algvormi oma algses puhtuses, jõus ja väes, et olen armastatud. Ehk tead, et tegelikult kõik on. Ja juba need kaks kaarti tegelikult kinnitavad seda kõike eelnevat juttu, mis ma täna olen rääkinud, et sa tead, et kõik on olemas, sina tead, et see nii on. Ja sa kinnitad endale iga päev, sa kinnistad selle uue info puhta valguse teadlikkusest enda inforuumi ja see hakkab toimima sinu elus. Ja mille läbi sa saad seda siis sõnumit luua, on see, et oled armastuse valguse kehastus. Olen armastuse valgus, olen täitunud ja ümbritsetud armastuse valgusega. Lihtsalt endale uue juhtide sisestamine ja olema tänulikkuses. Ja siis hakkab see olema sinu reaalsuseks. Sul ei ole välisest maailmast mitte mingisuguseid kursuseid või kuuldud, loetud, nähtud oma energiat siis vaja selleks, et olla see, vaid kõige tähtsam on elada läbi südame. Sest kui sa elad läbi südame, siis võtad sa vastu universumist otse oma südamesse informatsiooni, teadmisi, tarkusi, tingimusteta armastust ja sa hakkad see tasapisi igapäevaliselt, iga hetkeliselt olema. Nii et minu mõistes tähendabki see nii-öelda valgustumist hakkama elama iseenda väes, jõus ja teadlikkuses enda valgusolemusest. See, et me kõik oleme energia. Me koosneme nagu pisikestest kvantosakestest, valguse kvantosakestest, mis on siin maises plaanis 3. dimensiooni tiheduses moodustanud selle keha, mida sa näed, moodustanud selle laua, mida sa näed ja tegelikult on üldse nii, et see, mida sa näed, selle delegeerib sulle sinu silmadest võetud nii-öelda infosignaalid või valguse signaalid, mis siis taga nii-öelda tagumises 3. silmas või aju osas siis delegeeritakse või kujundatakse selleks, mida sa siis näed. Nii et me inimestena võime ühte asja näha väga erinevalt. Ja võib-olla üks näide sellest on siis see, et üks inimene tundub ühele inimesele ilus ja teine tundub teisele inimesele kole või siis üks koht tundub inimesele või komfortne või selline mõnus ja teine vaatab, et oi, et see on niivõrd ebameeldiv koht ja sellel või teemal võib jätkatagi. Nii, ma vaatan juba kella, et päris pikk nädala sõnum tuli täna. Kui sul on küsimusi, kirjuta video alla küsimusi. Kui sul on mingeid mõtteid, võid neid ka jagada. Olen tänulik, et vaatad, kuulad ja toetad. Ilusat, toredat nädalat ja kulgemist. Ja ma usun, et need sõnum, mis täna tuli, tegelikult ei olegi lihtsalt nädala, vaid ka üldiselt kasutatav. Energiates toimuva kohta.